walking on a dream. How can I explain? Talking to myself. Suve lõpp on kätte jõudnud ja suve lõpp toob endaga alati kaasa Eesti jalgpalli sellise ürituse, nagu seda on väikese karikavõistluse finaal. Väikest karikavõistluse finaali on Paide linnameeskond 3 varasemalt kokku mänginud 4 korda. Finaali on suudetud võita 3 korda. Tänase päevaga, kus ollakse siis 5. korda finaalis ja võimalusega võita oma 4. tiitel, on võimalik tõusta Eesti kõige enim tituleeritumaks amatöörtiimiks, kes siis suutnud võita kokku seda tiitlit 4 korda. Hetkel ollakse sama pügala peal FC Araratiga. Tänaseks vastaseks FC Hiiumaa ja meil on lisaks jalgpallimatsile tegelikult Hiiumaaga käimas ka sükene teatav sisuloomise duell, nii et tuleb nende poolt, tuleb meie poolt ka vlogi episood ehk et väga põnev saab olema siis vaadata, kuidas mõlemad satsid poolajal mängu eel ja mängu järgselt siis oma emotsioone väljendavad. Mida veel? Päris ägedaid mängumehi on seal Paide linnameeskonna 3. satsis. Seal on väga mitmeid 100 klubi liikmeid, seal on isegi esindusmeeskonna manager Martin Kase täna pingilistet võtmas. Nii et see mees paraku tänase päeva hilisemas järgus Pärnu vaprusega oma ülesandeid Pärnusse täitma ei lähe. See selleks. Suuname pilgud siis soojendusele, vaatame, mida see päev meil ägedat pakub ja panen pöidlad pihku selle tarbeks, et Paide linnameeskond 3 saaks tänase episoodi lõpuks väikese karika võitja taas korda. Fakt on see, et see pall on meie käes. Ei ole mugavustsoonis, see nii äge on olla vaata. Sest esimesed 45 nad on vaakumis, see on selge, nad ei tea, nad pole siin käinud vaata. Te teate ise seda, kui esimest korda siia tulite. Väljak on suur, kus, mis, vaata. Kohe põpp, on vaja panna söödud kiiresti käima. Ja kuradi intensiivsus peab. Joo. 2-0 Paide võidab. Pikka juttu ole, meeskondlikult tuleb asi ära teha ja puha algusest peale täie rauaga. Kõik keskendume, see on lihtsalt tuleb ära võtta, on selge, jah? Eerik midagi? Selles mõttes, me oleme siiani jõudnud vaile täppane, kui täna seda täppi ei pane, siis kõik meie pingutused pere arved, kõik on sisuliselt nagu raisatud. Pingutame meie perede nimel ja selle nimel ka, et saada see 4. tiitel. Me tegelikult väärime seda, lihtsalt me peame seda väljakul ka näitama. Mul on paar sõna öelda. Me oleme võitjad, me oleme alati olnud võitjad. Kutid, kes on uued kutid siin, te olete võitjad, kui te selle karikase tagasi toote. Austate märki, isiklik nimi selja veel ei loe mitte midagi vaata. Mingite jamadega ei tegele seal, et keegi peab kuskil pärast teie eest meetrit tegema vaata. Panete palli käima, olete intensiivsed, on positiivsus, see tuleb üle mängida, see ei tule nii sama. Kui mina olen siit esimesena välja läinud, on alati karikas tagasi tulnud. Don't fuck it up, ma ei oska muud midagi öelda. Täiega ja positiivselt. 1, 2, 3. Tuska ei saa teha.
natukene rahulikumad need mingid asjad. Oma sõdud õigesti. Ja me ei leppinud kokku neid, et me hakkame seda taksima neid. Ei, metsa oleks üle. 30 ma vaatasin, ei jõua. Nüüd ongi see lihtne moment, et õiged sõõdud sinna matriksile. Momendid olid, teate mis, Jüri tuleb vastu seal ja keegi ei lähe sinna temas. Jüri tuleb vastu, see vend ei tule vaata kaasa. Tuleb anda infot, et ta pööraks. Sepp tuleb vastu enneteks, siis Sepp läheb ise siia. Jaa, aga ma mõtlengi, nad ei tule vaata välja. Miks me laksime, me rääksime. Jah, me saame, aga... Lähme räägime Paides üle 140 mängu mänginud Karl Tubarikuga juttu. Karl, poole 2-0, mis tunded valdavad? Positiivsed. Võib juba kullad kaela rikkuda? Ei, jalgpall on niisugune ettearvamatu mäng, vaata, ei. Kõik on positiivne. Oleme käima saanud ilusti, no väike ehmatus oli alguses, aga ei, praegu on kõik kontrolli. Aga väravad on olnud ilusad, kvaliteeti olete platsil näidanud ja teenitud edu, oled nõus? No ma arvan küll, ega Hiiumaad ei saa alahinnata, alustasid ilusti, aga ütleme mingil määral ikkagi see natuke kogemus ja eriti poole teine pool, see lihtsuse ja kvaliteet oli välja nagu. Sul on 3 võidumedalit kodus olemas, 4 on hetkel poleerimisel ja varakult võib juba öelda, et isegi nime juba peale panna. Oled valmis 4-kordseks väikese karika meistriks saama? No ikka. Ma ütlesin riietusruumis ka poistele, et kui mina olen välja esimesena tulnud, on alati karikast tagasi tulnud, et ärge perse keerata alati. Sofi, aitäh, edu teile teiseks. Emotsiooni rohkem, Martin! Well done, brother.
Rene Puhke. Äsja on lõppenud mäng võiduga, 4-2 võiduga ja see on teinud Paide linnameeskond 3-st läbi ajaloo kõige tituleerituma tiimi väikese karikasarjas. Mis tunne on praegu seda kulda enda kaelas kanda? No ikka hea tunne, ajalooline tunne. Oleme seda 2013. aastast nii-öelda selle nimel tööd teinud, et see väike karikas meile tuleb. Esimesest karika võitmisest on juba päris pikalt möödas. Kui ma ei eksi, siis oli 2017. Et nühime edasi, nüüd oleme enim võite saanud, et see tunne on hea. Siinkohal kindlasti tahaksin tänada meie niinimetatud presidenti. Muidugi lugupidamine Veiko juures ka, aga meie nii-öelda tiimisisene president Margus Pahva, kes seda tiimi hoiab ja veab, on teinud tegelikult väga tugevat tööd, et üldse see meeskond koos püsiks. Et ei ole lihtne paljudel perede kõrvalt ja ka paljudel nii-öelda muude tööde, asjade kõrvalt seda asja teha, aga oleme siiamaani hästi vastu pidanud. Et täna seesama 4. tiitel on seda väärt. Siit eelräägitust lähtuvalt küsimus lihtne. Miks te seda teete? Palka amatööri jalka mängimise eest ei saa. Vigastused tulevad tõenäolisemalt ja kõik see muu veel. Miks te seda teete? Miks te kokku tulete ikka jälle? No eks see kirg on, et mis ta muu. Et see jalgpallipisik on küljes ja muidugi see sõpruskond. Et tuleme trenni, sõbrad saavad kokku, naudime üksteise seltskonda ja tahame ikkagi sükest võitluslikku jalgpalli ja naudingut saada, seda kirge. Teada muidugi see, et iga aasta, kui hooaeg algab, siis komplekteerimine ja nii-öelda kokkulepete saavutamine, et jah, registreerime tiimi ja läheme uuesti ja teeme seda väikest karikat ja liigat ja kõike, siis see on paras sükene seesamune ja käpikud. Aga te tulete, te võidate 2 aastat järjest väike karikas kotti pandud. Vist on päris magus tunne või mis? Jaa, kindlasti. Muidugi 5 korda finaalis mänginud, et see 5 ikkagi ka kripeldab, aga tookord olid vastased ikkagi tugevad, et seal meil väga valikut ei olnud. Eelmise aasta võit oli kindlasti üks raskemaid penaltiseerias, kui me võitsime Maardut. Aga jah, tuleb teha, ega see meeskonna nii-öelda kokkusaamine ei ole sugugi lihtne töö, et siin ikkagi peamurdmist ja helistamist ja suhtlemist on palju. Aga siinkohal tahaksin tänada Matit, Eerat, Kuket ja samuti Pahtuid, kes tegelikult seda meeskonna kokkuajamist koos organiseerisid. Ja süües kasvab isu, nii et jääme siis ootele, selle 5. ootele. Nautige täna õhtul seda auväärt ja ajaloolist 4. ja kindlasti naudime pärast tagasi. Aitäh! Õnne, Rene! Aitäh! Matrik Seiner, tore on sind peale aastast ajateenistuse perioodi tagasi A. Le Coq Arenal näha. Karikas on käes, seekord väike karikas. Aga sul oli väga suur osa selles tänases võidus, 2 väravat, 1 väravsööt on mul õigus. Heas vormis, heas minekus. Palju õnne! Räägi siis mängust oma sõnadega, mis emotsioon siis jäi? 4. kariks, et esimene, kes seda suutis siis. Et tulime selle mõttega, et kariks on ainult meie kaotada ja oli vaja see ära võita. Et selles suhtes mäng ise nagu meie käes enamus sellest. Vastastel seal oli standardites mitmed head olukorrad, et väga äge oli vastaste fännide poolt, mis nad siin korraldasid. Väga äge terve aeg, nagu oli kuulda. Meie fännid aitäh, et tulite, väga äge oli. Jah, mäng oli meie käes, siin teine poolega läks väga rabedaks, aga klassiga seal kontrate pealt lahendasime ära, et lõpuks on see käes, see on kõige olulisem. Pikalt sa ise vutti ei saanud mängida ja see tase ja nii-öelda jalkaigatsus tuli sinu mängust täna väga hästi välja. Räägi, mis edasine perspektiiv on, kas sinust saab Paide linnameeskond 3 täielik tulev legendida ja selle satsi edaspidine vedaja? Ma ei tea veel, et tulin ajateenistuselt, mingid võimalused olid mängida kõrgemal, aga lõpuks otsus minu poolt, et mängin siin. Olen selle otsusega väga rahul ja eks tulevik näitabki, mis tuleb toomine. Mis sa nende preemiarahadega plaanid ette võtta? ma ei tea, ma ei oska. No, hästi, aga laseme su nautima ja küsi rohkem rasket küsimused. Palju õnne, Matrik!